Nii postmark kui ka tennis on läbi käinud pika teekonna ja pakkunud oma ala huvilistele palju põnevust ja emotsioone. Eesti Tenniseliidu 100. sünnipäevale pühendatud postmargi plokki kaunistavad meie tipptennisistid Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi. Öeldakse, et postmark on kui riigi visiitkaart, nüüd oled sina koos Kaiaga seal peal, et kuidas selle uudise vastu võtsid, kui teada said, et plaanitakse sarnast asja teha? See oli väga ootamatu, aga kindlasti oli väga selline tore ja soe tunne sellist asja kuulda ja kindlasti au. Postmargi plokk, esimese päeva ümbrik ja maksimumkaart on müügil Omniva poes ja postkontorites üle Eesti. Täna aga napsas esimesed eksemplarid endale tuntud maailmarändur Tiit Pruuli. Ma tulin igaks juhuks ja varem kohale kohe. Kunstnik Indrek Ilves on taas tõestanud, et ta on imeline margikunstnik ja Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi on väga ilusti siia markide peale sätitud. Donatas Narmont, kes on ajakirja Tennise väljaandja, on tänase postmargi pildi valikuga vägagi rahul. Olgu veel mainitud, et fotosid oli üle 3000 ja võib arvata, et valiku tegemine raske, nagu tennis isegi. Tegelikult on pildi valik väga raske alati, et me ju ka samamoodi ajakirja, eriti kaanepilti ja ka muid tennisepilte valime, et ühest küljest peab olema inimene seal hästi näha ja teisest küljest peab olema selle spordiala nagu spetsiifika või loomulikkus seal näha, nii et ma arvan, et need on head valikud tehtud. Anett Kontaveit, kes on selle aasta 13. veebruari seisuga võitnud 6 VTA turniiri, ei plaani veel nii pea palli põõsasse visata. Hetkel, mil tipptennisis Tallinnas on, leiab ta aega ka sportimiseks. Eks ma ikka teen trenni, et mitu korda päevas, iga päev, et nüüd juba mitu nädalat olengi sellises treeningtsüklis olnud ja palju on vaeva nähtud, aga õnneks õhtuti on ka aega vahel vanalinnas jalutamas käia või teatris käia või muid selliseid tegevusi teha.